Tere päevast! Ma tänan Indrekut heade sõnade eest ja tõesti nii on, et märtsist 2024 Rakendusuuringute Keskuse juures autonoomsete sõidukite valdkonnaga tegelen. Autonoomsete sõidukite valdkond kasvab jõudsalt, sõidukeid ja seadmeid arendatakse, probleem on aga nende päris liiklusesse integreerimine ja see eeldab alati testimist. Kuna testimise sisu on tootjate üleselt sarnane, siis annaks turuülese testimisvõimekuse loomine säästu kõigile ja võimaldab tootjatel oma põhifookust hoida. Liikluses osalemine on rangelt reglementeeritud, alustades ajaloolistest teekonventsioonidest ja lõpetades suure hulga pidevalt uuenevate regulatsioonidega, mis kirjeldavad erinevad nõuded sõidukitele ja ka juhile. Autonduse innovatsioon on aga kulgemas isejuhtivate sõidukite suunal. Masinjuhitud sõidukid, mis täpselt samamoodi kõigile nendele reeglitele vastama peavad. Juhi kui sellise mõiste on asendanud operaatoriga ning vastutus liikluskäitumise eest lasub sõidukitootjal. Ootused autonoomselt juhitud sõiduki ilmeksimatusele on väga kõrged. Kõrged standardid ja ootus kvaliteedile on aga just need omadused, mille järgi tuntakse Metroserti. Metroserti plaaniks on luua isejuhtivate sõidukite juhtsüsteemide katselabor, millel on võimekus Euroopa Liidu 2022. aasta määruse alusel kehtestatud autonoomse sõiduki juhtsüsteemi nõuetele vastavust testida. Metroserti autonoomsete sõidukite labori tehnikapargiks planeerime seadmed, mis suudavad makettsõidukeid liiklussituatsiooni simuleerimiseks katsekäigus positsioneerida. Meie rolliks on makettsõidukite käitamine, katsesõiduki liikumise mõõtmine ning funktsionaalsuse hindamine. Me keskendume dünaamilistele katsetele, millede läbimise korral võime olla kindlad, et autonoomne juhtsüsteem teeliikluses ohutud otsused langetab. Metroserti labor toetaks sõidukite tootjaid arenduse faasis, et kontrollida juhtsüsteemide funktsioone. Teise olulise suunana soovime läbi viia regulatsioonide põhiseid sõidukikatseid, mis on sisendiks tootevastavustunnistuse taotlemisel. Metroserti välilabori konkurentsieelis saab olema selle mobiilsus. Me rajame testseadmestiku, mitte testväljaku. Mobiilsete seadmete abil suudame arenduse faasis testida kliendile sobivas asukohas ja ilmastikus. Metroserti mobiilne testkeskus on mõningane laen võidusõidumaailmast, kus testimise viimane samm tehakse alati võimalikult sobivas keskkonnas. Katsetele pääseva sõiduki puhul saab olema eelduseks, et masina sensoorika on arendatud tasemele, kus liikluskeskkonna sõidukile kirjeldamine on kaetud. Metroserti laborkatsed annavad võimaluse hinnata sõiduki sensoorika kogutud informatsioonilt selle tarkvara poolt tehtud situatsiooni otsuste rakendamist. Ehk teisisõnu, sõiduki käitumist liikluses, kõige lihtsama näitena reaktsiooni eessõitva sõiduki äkkpidurdamisele. Katsemetoodika tagab, et katsekäigus makettauto on käitunud viisil, et ka isejuhtivussüsteemi ebakorrektse otsuse korral ei kahjustu hinnaline prototüüp. Katses ei pea osalema kaskadöörid ning kõige olulisem, me suudame mõõtetulemuste alusel hinnata, millises funktsioonifaasis katsesõiduk eksis. Metroserti autonoomsete sõidukite valdkond soovib olla kvaliteetne ja usaldusväärne partner Transpordiametile, millel on õigus ja pädevus menetleda autotootja taotlust Euroopa Liidu ülese tüübikinnitussertifikaadi omistamisele. Tüübikinnituse omistamine avab sõidukitootjale üle-euroopalise turu ning on selgeks konkurentsieeliseks turgudel, millede tehnilised nõuded on võrreldavad. Koostöös meie võtmepartneri Transpordiametiga püüame luua väikeses Eestis innovaatilise testkeskkonna, millel on võimekus autotootjatele kogu maailmast
Euroopa Liidu ülest testimise ja tüübikinnituse täisteenust pakkuda liikluskuulekalt ja seaduseid järgides. Transpordiameti tehnoosakond on varasemalt Eesti isejuhtivate sõidukite projektide suhtes näidanud üles suurt avatust ja toetanud sel viisil autoinnovatsiooni. Ma palun lavale tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. Tervitus ka minu poolt. Kui nüüd obuvankrid välja arvata, millel on ka teatud juhtudel isejuhtimise funktsionaalsus, siis isejuhtivad sõidukid on Eesti teedel olnud juba aastast 2017 aasta suvest. Too hetk oli see tehnoloogia meie jaoks päris uus ja transpordi jaoks sõidukite kontrollimise valdkond täiesti uus teema. Transpordiamet samas kui liiklusohutusest vastutajana peab kontrollima sõidukite ohutust enne liiklusesse lubamist. Siis too hetk me käigu pealt lõime testimiskava, kuidas siis hinnata isejuhtivate sõidukite ohutust. Ja seda testimiskava me kasutame väikeste muudatustena peale siiamaani. Aga tehnoloogia areneb. On arengud olnud suured ka sõidukite kontrollimise valdkonnas, nagu juba Daniel mainis, siis 2022 aastal Euroopa Liidus võeti vastu väikeseeriana toodetavate isejuhtivate busside tüübikinnituse nõuded. Praegu on välja töötamas suurseeriana toodetavate isejuhtivate sõidukite tüübikinnituse nõuded. Need määrused on selles mõttes olulised, et need annavad tõesti tootjatele võimaluse turustada kogu Euroopas oma sõidukeid, kui need vastavad tüübikinnituse nõuetele, ehk kui need sõidukid omavad tüübikinnitust. Aga mida peab siis tüübikinnituse saamiseks tootja tegema? Et esmalt tuleb kindlasti toota valmis prototüüp, see esitada katsekojale, kes siis teeb katsed, kontrollib sõidukit vastavust siis tüübikinnituse nõuetele ja edastab tulemused tüübikinnitusasutusele, nagu Eesti riigis on Transpordiamet. Tüübikinnitusasutus vaatab tootja dokumentatsiooni, katselabori dokumentatsiooni üle, veendub, kas on tehtud kõik katsed, sõiduk vastab nõuetele ja väljastab siis sõidukile tüübikinnituse. Väljastatud tüübikinnitus kehtib kogu Euroopas ja tootja enam ei pea siis teistes liikmesriikides turustamisel enam tõendama oma sõiduki vastavust. Aga nii nagu sai öeldud, et 2017 aastal, kui me alustasime sõidukite kontrollimisega, siis võiks öelda, et see oli nagu esimese käigu sisselükkamine sõidukite kontrollimise vallas. Aga nii nagu arengud ikka on, asjad lähevad keerulisemaks, lisanduvad uued funktsionaalsused ja ka kontrollimine peaks minema põhjalikumaks, et me ei saa enam jätkata vanal moel, ka on teised liikmesriigid või teised riigid juba selles valdkonnas meist võib-olla ette isegi jõudnud, vähemalt järgi jõudnud kindlasti. Et aeg oleks sisse lülitada teine käik ja teise käigu sisse lülitada näengi Metroserti rakendusuuringute keskust, kes siis transpordipartnerina peaks viima isejuhtivate sõidukite kontrollimise uuele tasemele. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne. See on kindlasti keeruline. Kogemusi pole kuskilt väga küsida, kuna mujalgi on kogemusi vähe, aga samas on see kindlasti huvitav, innovatiivne, palju asju tuleb ise välja mõelda. Et seetõttu ma soovin Metrosert rakendusuuringute keskusele palju jõudu, tuult tiibadesse, hoidke rattad maas. Jürgo, suur aitäh!
mida see siis tähendab nagu reaalselt igapäevas elus, Daniel, et on see 2 spordikotti, mingid kaameraid, juhtmeid, mingeid andureid ja vidinaid või mis see siis on, mis valmis saades neid ise sõitvaid, liikuvaid, juhtivaid süsteeme haldama hakkab, kontrollima hakkab? Ma loodan, et see pole 2 spordikotti, et suures plaanis me ikkagi näeme, et me loome mobiilse labori, on ta siis veoki baasil või konteineri baasil, aga see polegi oluline, kust me seda tööd täpselt teeme, oluline, mis tööd me teeme ja sisuliselt me ostame siis robotkandurid, mis suudavad kanda makettautosid, rollereid, jalgrattureid, jalakäijaid, koeri, põtru, mida iganes, mis liikluses ette võib tulla ja need robotkandurid on siis madalad, täpselt juhitavad ja nad ei kahjusta prototüüpi, kui prototüüp peaks valesti otsustama, näiteks äkkpidurduse korral mitte pidurdama. Ehk siis me ikkagi investeerime võimalikult palju vaid ja ainult mõõteseadmestikku ja kõik ülejäänu lahendame siis mobiilselt, operatiivselt ja võimalikult ökonoomselt. Ja ka selles kohas, kus see liikumine siis toimub, et mitte spetsiaalne katseväljak, vaid siis saab sellega liikuda vastavalt selle kohta, kus prototüüp asub. Me oleme kaardistanud Eestis olemasoleva infra, alustades Laitse rallipargist ja Raasilla siis motokeskusest, samamoodi Pärnu ringrada, kõik ressurss, mis tegelikult väga suure aja aastast seisab jõude, aga on selliste katsetuste tegemiseks enam kui sobilik ja selle tõttu me soovime väga vastutustundlikult ressursiga ümber käia ja investeerida siis vaid vahenditesse, mida täna teistel ei ole. Me ei dubleeri. Jürgo, Daniel, suur aitäh, jõudu tööle. Edu, loodetavasti siis saame peagi töövilju ka näha.